Nii, tere tulemast siis Köö jutud podcasti, Igor. Tere. Nii, ma olen nii huvitatud sinust, et sa tegeled ka nagu nii-öelda mängimisega mingis mõttes. Kindlasti. Räägi oma mängudest, miks need on sinu mängud. Nii, ma tutvustan siit kõigepealt, enne kui sa hakkad nii, et sina oled siis Eesti juhtiv tegelane tantramaastikul. Et sina annad siis naistele orgasme ilma, et nemad üldse neid puudutaksid, mis on enamus meeste jaoks üldse siuke nagu fantastiline voodoo võib-olla. Ja siis ühtlasi sa teed ka meestele rännakuid, et kuidas mehed saavad leida oma mehelikkust ja meeste õhtuid ja see on see, mis ma sinu kohta tean, aga paranda mind. Võib-olla lihtsalt täiendan, et ma loon hästi palju sellist kunstiloomingut just läbi inimeste, läbi tunnete. Kui sa küsisid, et millega ma tegelen, siis ma tekitan inimestest tundeid. Ma mängin nende tunnetega, ma suudan inimese panna nutma ja järgmisel hetkel naerma ja leian tema kehal need nupud üles või tema alateadvuses need kohad üles, mis teda hetkega viivad sellesse kohta või triggerdavad või tekitavad temas rõõmu tunde. Et see on minu jaoks olnud üks selline avastusrett, kuidas inimese nii-öelda seda sisemaailma tundma õppida ja näha neid mustreid, mis inimestel välja joonistuvad ja seeläbi neid ka tervendada. Et minu peamine põhitöö igapäevaselt on tegelikult teraapia ja coach imine ja minu juures käivad inimesed oma mingisuguste lapsepõlvetraumadega või millest nad isegi teadlikud ei ole, neil on lihtsalt mingi asjad ei klapi või mingi lühis on. Ja siis me teeme seda nagu ebatraditsiooniliselt, mitte sellise nii-öelda kognitiivse nii-öelda vestlusteraapiana, vaid me läheme ühendame nagu selle mõistuse, südame ja keha ja paneme nad kõik korraga niimoodi tööle ja hakkame sealt nägema, kust inimesel see nii-öelda see sõlm on sinna sisse tekkinud, kust tal see vilt on läinud. Ja kui me selle kohe ära tervendame, siis inimese potentsiaal nagu mitmekordistub. Tal läheb elu paika, tal lähevad suhted paika, ta hakkab ise endale meeldima. See on nagu üks hästi oluline asi. Tihtipeale me ei meeldi ise endale. Ja see on väga kurb koht, kus olla. Sa võid olla rikas, sa võid olla kuulus, sa võid olla kõigi lemmik, aga kui sa endale seejuures ei meeldi, siis see on kohutav raiskamine. Täpselt, jah, just väga hästi öeldud, et tihti inimesed otsivadki, neil on midagi puudu, üritavad rahaga seda asendada. Kompenseerida, eks ole. Kui ma saan rikkaks, siis ma hakkab hästi minema. Siis ma hakkan endale meeldima. Siis hakkab inimestele meeldima, siis ma olen äge, aga saad rikkaks ja siis midagi muutunud pole, et kõik samas ja kohal. Siis see masendus läheb veel suuremaks, sest et varasemalt, kui sa olid vaene kui rott, sul oli lootus. Sul oli lootus, võt kui ma rikkaks saan, küll me siis hakkame elama. Ja nüüd, kui sa jõuad selle rikkusastmega sellisesse kohta, kus ei ole rohkem vaja, ja sa saad aru, et õnne sellega kaasa ei tulnud, siis tekib nagu crash. Just. Tohutu kukkumine, et kaob nagu lootus ära. Kui inimeselt lootus ära võtta, siis see on hästi depressiivne koht, kus olla ja suitsiidne. Väga äge. Oota, aga kas sa teed siis nagu töötubasid ja võtad erasessioon ja inimesed tulevad nagu privaat, keegi tuleb sulle eraldi teraapiasse nagu? Okei, alustame sellega, kuidas see käib? Et keegi tulebki siis mingi mees või naine? Mees või naine. Või paar? Või paar. Isegi niimoodi, jah? Ja. Kuidas sul rohkem meeldib, kuidas parem on? Mis sa soovitad? Üksi või kahekesi? Mina tavaliselt, ma kuulan nad kahekesi ära ja siis ma võtan nad ükshaaval ette. Sest ükshaaval me ikkagi saame selle minna nagu sügavamale, sest seal hakkab see segama, tekib egomäng tekib juurde ja sa püüad nagu jälle oma partneri suhtes nagu meeldida ja mingid asjad jäävad varju. Et me võtame need kõik igasugused varjud maha ja ma nagu näen sinu hinge sisse, mis sinu sees toimub ja peegeldan sulle seda tagasi. Ja sul on niisugune taipamine, et ongi nii või. Ja sinna juurde ma panen sellised kehapraktikad, ma teen tantristliku massaaži. Ja tantramassaaž töötab korraga mitme kehaga. See on füüsiline keha,
see on energeetiline keha, millest me nüüd festivalil räägime, seal on emotsionaalne keha ja ka mentaalne keha. No see on selline tantra maailmas ühes inimeses nagu, üks inimene koosneb 5 erinevast kehast. Ja kui me paneme vana veneusuliste traditsioonid juurde, seal on veel 6 keha ka. Ja nüüd me nagu penetreerime seda keha erinevatel tasanditel, energeetiliselt, emotsionaalselt, mentaalselt ja füüsiliselt. Ja siis muutused on palju sügavamad ja võimsamad, kui me lihtsalt räägiksime juttu. Mina esitan sulle küsimuse, sina vastad ja siis ma nagu suudan võib-olla sinu uskumuste süsteemi näha, aga kõik, mis jääb peast allapoole, sinna me tegelikult ei jõua. Et sinna me jõuame ikkagi läbi puudutuse, läbi kohalolu, läbi energeetika. Ja seda ma olen nüüd teinud siin Eestis ja välismaal ka 9 aastat sellist teraapiat, tantramassaaži teraapiat. See võib olla väga intiimne, ma teen ka sellist joonimassaaži, see võib olla väga õhuline, kus me isegi ei puuduta keha või riietega teha. See võib olla väga intensiivne nagu body de-armoring, kus ma nagu lähen niimoodi süvalihastesse ja vabastan sealt mingid sügavaid siuksed, see on sama häbitunne või mingisugune hüljatuse valu ja see tuleb lihtsalt füüsilist niimoodi. Ja kui see välja tuleb ära, siis keha paraneb, ruumi tekib juurde, tekib rohkem rõõmu elus, tekivad uued naudingud. Näiteks inimesed ei naudi puudutust seetõttu, et neil on mingisugused valud on all, mis blokeerivad selle naudingu osa. Paljud inimesed otsivadki valu, sest et sellega neil on nagu parem, tuttavam suhe kui naudinguga. Sa ütled nauding, ta juba hüppab püsti ja jookseb toast välja. Just. Ja see on väga tuttav koht ka mulle endale, et inimesed, kes on sattunud meie juurde Shibarisse, et nendel on nagu, paljudel on nagu valu ja nauding on neil väga tugevas seoses on. Et on vaja ühte võib-olla teise jaoks isegi. Ja mulle väga meeldib, kuidas mul hiljuti üks klient ütles, et ta vajab füüsilist valu selleks, et leevendada oma hingevalu. Just. Sest et hingevalu ei lähe üle. Füüsiline valu sessioon saab läbi, valu läheb üle. Lähed eluga edasi. Ja just, et üks vaigistab teist, saad ühte valu korraga tunda. Et kui see varvas valutab, ei taha, et varvas valutaks, siis haamriga vasta sõrme. Siis valutab sõrme. Ja kui see hingevalu sind, miks noored ennast lõiguvad ja teevad auke igale poole, ongi see, et leevendada seda hingevalu. Jah, täpselt. Jaa. Nii, aga ja siis sa teed ka meestele neid? Ja meestele ma teen treeninguid. Ma töötan ka coachina, kus me... meeste gruppidele, nagu siis räägid? Meeste gruppidele ma teen laagreid, mul tuleb näiteks siin nädala pärast surmalaager, kus tulevad mehed kokku, me teeme erinevaid matmisriitusi ja surmarituaale läbi. Hästi sügav selline alateadvusega töö. Ma teen online'is meestele koolitusi, kus ma õpetan neile naise keha tundma, oma keha reguleerima, pikendama vahekorda seal tundideni. Ja ma teen ka üks-ühele meestega tööd, kellel on vaja minna teha selline elus nagu hüpe, tulla välja oma mingisugusest platoost, siis me teeme ka selliseid aastaseid coachingu lepinguid, kus nagu ma töötan selle inimesega reaalselt külje kõrval. Väga äge. Ja Eestis on juba sadu mehi, kes on läbinud parim armastaja näiteks koolituse ja nad on väekad mehed, nad on teadlikud mehed, nad oskavad naisele ruumi hoida, nad oskavad naisele naudinguid pakkuda, nad oskavad iseenda keha rohkem nautida ja need on tegijad mehed. Väga äge, väga äge. Aga ma tahaks nüüd teada, kuidas käib kuidas sulle meeldib mängida? Mul meeldib, ma väga valin selleks ruumi, ma igas ruumis ei hüppa kohe pea ees sisse,
aga kui ruum mulle meeldib ja mul tuleb tuju, siis ma avan oma selle sisemise lapse, kutsun ta nagu mängima ja lähen lapsikuks või veiderdan ja tavaliselt, kui ma seda hakkan tegema, siis ma mängin terve selle ruumiga. Ütleme, see on saali täis inimesi ja ma võin selle saali energia täiesti keerata pea peale. Näiteks tuli Love Lounge ja inimesed läksid liiga kiima ja asi kiskus juba nagu väga, väga seksiks ära. Siis me ühe prantsuse sõbraga mängisime seal saalis ahve. Hakkasime kõva häälega üle saali. Jooksime niimoodi 4 käpuke ringi ja kõigile selga ronima ja raputama ja tõmbasime terve selle saalitäie inimesi, see oli mingisugune 60-80 inimest, tegime sellest loomaia. Ja kogu selle saali energia muutus. Korraga oli seal igasuguseid sebrasid ja pingviine, igasugused hääli tuli sealt välja. Terve see saal läks nagu mänguliseks ära. Või siis näiteks me tegime Tais laagrit, retriiti ja mul oligi töötuba sisemise lapse äratamine. Tõin kõik randa ja ütlesin, et nüüd me hakkame liivaga mängima ja pidime üksteist nagu matma. Sidusime veel mingid rätid pähe, et liiva näkku ei läheks ja siis tead siuksed Eesti mingid siuksed rikkurid nagu siuksed pintsak, lipslased, siuksed uhked tüübid korraga mängivad nagu väiksed lapsed selle liivaga ja matavad üksteist ja müravad selle liiva sees. Ja niimoodi äratasime oma seda sisemist last ja mina istun seal, mõtlen, et huvitav, mida ma lapsena veel peaksin tegema, et nagu päris seda nagu sisemist last tunda, et mida mina lapsena tegin sellises olukorras. Siis mõtlesin, et muidugi, ma pean püksid täis kusema. Siis ma märgasin, tegin veel märga liiva ka sinna rannas. Et nagu täielikult minna sellesse, see laps endas nagu niimoodi vabastada ja üles äratada, et full on. Okay, väga äge. Et sul on see ongi nagu väga lapsikusse kohta lähed, et ja väga äge. Ja see võtab mingisugused piirid ja plokid maha ja elu suhtes ka nagu sa muutud nagu palju plastilisemaks, et sa ei ole nagu nii rangelt kinni nendes meie ühiskonna standardites. Ja kui ma olen mänginud Heidi Hansot tead? Jah. Et kui ma temaga mänginud olen, siis ta läheb ka hästi lapsikusse kohta ja hästi lõbusad on temaga. Ta on nagu Pipi Piks. Ja on küll jah, täpselt, et seal ka, et nagu et kui temale meeldib väga valu teha ja siis kui ta valu teeb, siis tal silmad lähevad kohe põlema ja rõõmu täis kohe. Sul on valus, issand, kui lahe. See on nagu, see on nagu jah, nagu huvitav on jah. Aga kas sind on seotud või kas sa ise oled sidunud? Ma olen ise sidunud. Ma olen sidunud palju kordi oma naist Bellat. Ma olen sidunud ka mõnda oma klienti ja ma olen niimoodi Love Lounge'i läinud köis kaelas, et kellegiga seal natukene mängida. Mind on seotud palju vähem, võib-olla niimoodi töötoa raames, kui me oleme õppinud Bellaga koos, siis Bella on mulle teinud seal mõned sõlmed peale, aga niimoodi sellist sügavat rännakut ma ei ole ise kogenud seotud olla. Ja. Aga mis tunne oli sul ise siduda ja mis tunne oli korraks olla nagu nöörides niimoodi? See on hästi huvitav, meestele on see hästi põnev ala, seal on hästi palju tehnilist osa, sõlmed, asjad on ju, kuidas liigesed painduvad, kui palju on okei ja et see oli üks osa, see tehniline pool oli hästi huvitav. Teine on see domineerimine, kus sa näed, et sa juhid seda, on ju, et sa saad seda inimest nagu kallutada ja mängida tema kehaga, isegi vastu tema tahtmist, sest et ta nagu allub sulle sel hetkel, et selle piiriga mängida on hästi huvitav. Ja siis ka see mänguline pool, et huvitav, mis asendi ma suudan talle praegu, kuhu ma ta sellega viin. Ja siis ma jälgin ka, mis tema sees toimub, need emotsioonid, et kus ta parasjagu rändab, see on ka hästi põnev. Et mul nagu tegelikult nööridega meeldib mängida. Ma olen samuti õppinud siin Andy Puru juures ja siis on see Soome üks siduja Anna. Oli Anna või Anne või kuidas ta? Ma tean Saara Kantanen. Saara.
ja Saare juures oleme käinud niimoodi workshopidel ja keegi on olnud veel. Aga mina olen pigem see ühe nööri mees, kes lihtsalt seob ühe käe kinni ja siis sikutab ühele poole ja teisele poole ja vaatab, mis inimese sees hakkab toimuma. Ja see ka mina pooldan seda ühe nööri mängu väga, et see on kõige mängulisem, nagu, et see nagu Andy ütleb, et mida rohkem sa seod, seda vähem sa mängid. Jah. Et kui me hakkame palju siduma, siis me läheme pähe ära nagu. Läheb see liiga tehniliseks, siis kaob see kontakter, nagu sa enne mõtlesid. Ja mul vahel meeldib, et ma võtan selle nööri niimoodi, tõmban ümber ühe käe, ümber teise käe, siis saan inimese kättega mängida. Ja nii palju nalja saab, kui niimoodi sa juhid teda kuidagi läbi tema kätte ja ta juba tripib. Täpselt. Sellest juba tegelikult piisab, kui sa viita niimoodi trippima. Jaa. Väga põnev, jah. Ma arvan, et tantral ja shibaril neil on nagu palju huvitavaid kokkupuutepunkte nagu. Et see on veel asi, mida ma veel õpin veel omavahel kokku siduma, aga ma näen, et nad nagu võiksid üksteist nagu hästi täiustada aeg-ajalt küll. Ma ühe elemendi jätaks sealt välja, kui sa tahad sellega eksperimenteerida. Siis ma ei ajaks segamini shibarit ja BDSM-i. Jah, just. Et BDSM ei käi tantraga. Ja, sellega ma olen täiesti nõus. Just, täpselt. Ma 100% nõus sellega, jah. Kui sa hoiad seda puhtana ja hoiad seda püha ruumi seal juures, siis need asjad käivad väga ilusti kokku. Just, jah, täpselt seda mõtlengi, jah. Et lihtsalt seod kinni ja hoiad seda ruumi nagu, et see kinni sidumine lihtsalt nagu seal... Kui rituaal, jah. Just. Jah, isegi, jah, see kohalolu, ma arvan, on see, mis saab võtta tantrast kaasa võib-olla. Jah, sest tantra peamiselt ikkagi keskendub naise pühitsemisele. Et naisenergia ja naisjumalanna on nagu pühal kohal ja kui sa paned sinna juurde selle BDSM-i elemendi ja hakkad selle nagu valupiiriga mängima ja siis sa tegelikult, see pühadus kaob sealt ära. Jah, täiesti nõus. Ja. Meil on isegi selliseid õpetajaid, kes, mõni mul siin tuttav maailma tipptegija, kes ütleb, et kui teil on festivalil BDSM, siis mina ei tule. Ma ei osale üldse sellises festivalis, ma ei osale selles ruumis, kus toimub BDSM, näiteks õhtul BDSM ja hommikul ma teen seal mingit meditatsiooni. No way! Ja. Täiesti arusaadav. Mis on sinu superpower? Minu superpower on näiteks, mul on erinevaid sitisid ilmnenud nende 15 aasta jooksul, kui ma olen selles tantra nii-öelda maailmas olnud ja õppinud, aga üks olulisemaid on naise kehas hingetempli pühitsemine. Kus naise keha on nagu keha, on ju, see on nagu selline, et ma võin teha sellega, mida ma tahan ja ma võin seda siin jagada, kellele tahan, aga kui naine on saanud minult selle püha templi hingekoja pühitsuse, siis ta enam ei saa. Ta ei saa astuda suvalistesse ühe öö suhetesse, ta ei saa mürgitada enda keha mingisuguste kiirtoitudega, mingid asjad lihtsalt kukuvad ära, ta enam ei saa oma kehaga vastuollu minna. Väga põnev. Ühesõnaga, et sa teed niisuguse pühitsemise, siis on niisugune nagu, aga see on siis nagu mingi privaatne või see on mingi workshop või see on nagu... See on privaatne. See on privaatne, jah. Ja see käib kaasas tavaliselt minu tantramassaažiga. Kui naine on jõudnud sellisesse staadiumisse, et on valmis, siis see on üks osa sellest massaažist ja sellest rituaalist, et me pühitseme tema hingetempli. See on võib-olla selline
ma sain selle ka väga huvitavalt, see toimus minu ümbersünniga, kui mind Volga jõe ääres maeti maha ja siis ma nagu sündisin uuesti ja ma sündisin kilpkonnana, merekilpkonnana. Wow. Tundsin, kuidas ma kaevan ennast sealt välja oma käpakestega vutt jõkke ja aastaid hiljem ma nägin, kuidas minu see on nagu see väeloom, minu sees oli kasvanud juba selliseks suureks kilpkonnaks ühel indiaani rännakul, kus me indiaani pealikuga tegime allilma rännakut. Ma kohtusin oma selle sisemise kilpkonnaga ja ma küsisin indiaani pealiku käest, et mis see merekilpkonn üldse nagu tähendab nende kultuurist. Nad ütles, et see ongi hingetempli pühitseja loom. Wow. Ja ma nägin seda, et ma teen seda ka juba igapäevaselt oma töös, ma juba tegin seda, siis ma sain veel sellele nagu kinnitust. Jah. Just, et teed õigel teel. Absoluutselt. Väga äge. Ja see on nagu tagasiteed ei ole. Sel teemal siis, et mis oleksid, ütleme, 3 kõige tähtsamat hetke su elus, mis on muutnud su elu võib-olla või õppetundi? Üks oli kindlasti see, kui ma olin sügavas depressioonis enesetapu äärel ja minu ellu konkreetselt saadeti minu hingesugulane või lausa kaksikleek, kuidas neid nimetatakse, minu täispeegeldus. Tuli kusagilt Euroopast ja päästis mu sellest august, kus ma olin, tõmbas mind välja ja viis mind Taisse, ma kolisin temaga Taisse elama ja mu elu nagu keeras täiesti 180 kraadi. Teine oli hästi võimas, oli seesama, kui see toimus kusjuures samal aastal, kui ma tegin selle surma läbi ja uuesti sünni ja sain omale pühitsusega uue nime, see oli nagu hästi märgilise tähendusega, sealt algas mul nagu uue elu arvestus. Ma olen praegu 11-aastane. Ja 3. väga võimas elumuutus toimus, kui ma kohtusin Bellaga. Sest sealt algas mul samuti uus elu, me hakkasime koos looma ja kohtumine Bellaga oli midagi, mida ma olin palunud ja palvetanud 3 aastat. Wow. Otsinud ja oodanud seda inimest, kellega koos niimoodi luua. Ja. Väga ilusad ägedad sündmused nagu. Ja. Et see on olnud, varasemalt oli ka, ma olen elus hästi palju teinud selliseid 180 kraadi pöördeid, astunud kuskilt tippjuhi koha pealt lihtsalt minema, kõndinud, teinud mingeid teisi asju aga tantra peale ma olen jäänud elus kõige kauem praegu, et see elu on mind nii kaua kandnud. Ma olen nüüd 15 aastat selle sees olnud ja see on jätkuvalt mulle huvitav ja pakub kasvuruumi. Ja mul oli ka enne aktiivfotograafia olemist nagu, tegin ka palju erinevaid töösid nagu, ja siis kui ma leidsin aktiivfotograafia, siis ma nagu olen jäänud siiamaani nagu, et see toidab nii hästi nagu, et vahepeal proovid ühte, teist ja 3. nagu on, aga kui sa leigad see õige asja, siis see kuidagi toidab hinge. Hingetoit just nimelt. Ja need on õnnelikud inimesed, kes saavad teha midagi, mis neile rõõmu pakub. See on väga oluline. Ma ütleks, et meie praeguses ühiskonna arenguetapis on see kõige olulisem. Just. Et sa teed õiget asja. Ja. Aga algustab teha valet asja ka nagu, et ma arvan. Algul kolistamegi need ämbrid läbi ja pärast me saame aru, milleks ka seda kogemust oli vaja, me saame sealt ka mingid skillid kaasa. Just. Aga siis, kui sa leiad, et vot see on see asi, milles ma olen kuradi ma hea ja tahan olla veel parem. Ja. See on sinu tee. Mis teeb sind ambitsioonikaks?
ma ei tea, kas ma olen nii ambitsioonikas. Ma olen tegelikult väga lihtne inimene, mul on lihtsad vajadused. Võib-olla minu ambitsioon, kõige suurem ambitsioon on selline kogukonna kokkutoomine, et tuua inimesed kokku, et luua uut ühiskonda. Uus ühiskond on võib-olla minu suurim ambitsioon. Ja seal minu suurimaks motivaatoriks või drive'iks on see rahulolematus selle ühiskonna mudeliga, mis meil praegu kehtib ja on. Et mind see ärritab kuidagi ja puudutab ja ma ei taha sellega kuidagi leppida, ma näen liiga palju seda ebaõiglust meil ühiskonnas ja seda, kuidas inimesi nagu lükatakse kuhugi aedikutesse vastu nende tahtmist ja ma otsin sellest nagu väljapääsu mitte ainult endale, vaid ka laiemalt oma kogukonnale. Et see on võib-olla minu selline praeguse eluetapi selline kõige suurem ambitsioon, et kuidas luua ühiskond, mis on väljaspool antud süsteemi. Väga äge, kui nagu nii-öelda kogukonna loomine, mingisuguse ühiskonna nagu paremasse kohta viimine. Ja. Selleks ma teen igasuguseid koolitusi, selleks on ka need festivalid, et kasvatada seda uut kultuuri. Ma käin koolides lastele tunde andmas, et tuua need, laiendada nende silmaringist, et ma olen ise hästi palju reisinud mööda maailma ja näinud väga erinevaid maailmaid ja keskkondasid. Ja et tuua seda ka nagu inimestele, kes võib-olla ei ole veel nii palju näinud ja käinud. Nende silmaringi laiendada. Siuke küsimus veel, et mis on su nõrkus? Minu nõrkus on laiskus ja vähene järjepidevus. Ma pean hästi palju pingutama, et ennast vahepeal nagu sundida mingisuguseid asju tegema järjepidevalt. Ja ma hea meelega tegeleksin rohkem loominguga kuivõrd rutiiniga. Ma olen rutiini suhtes üsna selline, ma ei kohane rutiiniga ära, ma väsin sellest ära, siis ma võin muutuda torisevaks ja sel hetkel ma endale ei meeldi, kui ma torisen ja need on need hetked, kui ma pean kas ennast kokku võtma või kuidagi selle tegevuse enda jaoks meeldivaks tegema. Ja see on täiesti eraldi kunst, mismoodi ei ole distsiplineeritud või et mõne jaoks mõni vajab mingisugust distsipliini, aga mõne jaoks on see lihtsam nagu, aga minu jaoks on ka see, et suudan vahest mingi 6 aega olla distsiplineeritud nagu enne, aga olla mingi pool aastat, see on nagu päris karm. Jaa. Meil on nii palju igasuguseid reegleid ja kohustusi ühiskonnas välja mõeldud, mida me peame järgima, et võtta kas või see, et kui sa oled nagu loomingu inimene ja sa tahad sellest ära elada, siis sa pead paratamatult olema ka ettevõtja. Aga ettevõtjale kaasneb nii palju kohustusi, mida ta peab täitma, siis mingi hetk sa aastad, et sa ei tegele üldse enam oma loomingu. Sa ainult täidad mingisuguseid reglemente jälle. Täpselt. Ja oled taas selles orav rattas. Arvad küll, et oled kõva ettevõtja, aga lõpuks see tõmbab sind jälle. Just, et kui ma hakkasin ka seda Shibari stuudiot tegema, siis ma olen avastanud, ma ei tea Shibarit üldse nagu. Ma koolitan Shibari koolitusi, ma teen esinemisi, ma teen kõike, ma loon stuudiot ja siin teen miljonit asja nagu. Ainuke asi, mida ma ei tee, on Shibari. Kuigi see oli algusest peale ees. Jah, see on see põhiasi nagu, miks ma seda teen. Aga põhiasja üldse ei tee. Jaa. Selline küsimus, et mis on sinu, nimeta üks oma ressurssidest, mille juurde sa tagasi lähed? Minu peamine ressurss on loodus. Loodus. Miks loodus? Sest loodus on ainus, mis on päris. Kõik muu on välja mõeldud või ümber. Okay. Kõik muu on tehis ja tihtipeale isegi mitte päris. Aga mis sa saad loodusest?
ma saan sealt väge. Ma olen looduslaps, ma olen nüüd Jaa, sündinud Earthchild. Earthchildina. Ehk et loodus on minu ema ja minu isa. Need on minu vanemad, kes mind toidavad, riietavad, väestavad ja annavad mulle inspiratsiooni. Et ma iga päev pöördun nende poole. Aga kas sul piisab, kui sa näiteks lähed randa või parki kuskil või peab minema kohe metsa kohe nagu? Piisab, kui ma saan randa, mul piisab, kui ma saan välja õue ja astun asfaldilt kõrvale, lähen istun või seisan muru peal ja ma saan sealt juba selle ühenduse maaga ja ühenduse siis taevaisaga. Jaa, väga põnev. Ma käisin siin mõned kuud, ma olen käinud siin, ütleme, pool aastat olen käinud jooksmas ja enamasti jooksen seal pargis, seal Sütiste pargis. Ja siis vahepeal jooksen linna vahel ja siis ma tunnen nii suurt vahet nagu, et linna vahel joostes pole üldse mõnus, see pole üldse tore nagu. Ja siis ma saan aru, et kui mõnus on joosta nagu kuskil looduses nagu, et jah, et seal mingi võlu on seal. Jaa. Aga aitäh sulle Köie jutud podcasti tulemast. Ja sinuga on olnud meeletult lahe siin vestelda ja arutada ja siin tundma õppida nii mõlemas intervjuus, kui sina mind intervjueerisid ja mina sind. Ja aitäh sullegi, sa oled ka väga põnev mees ja ma kohe tundsin, et ma pean sinuga saama niimoodi üks-ühele vestelda, et meid seob hästi palju sellised sarnased huvid tegelikult. Jaa. Jah, et see on nagu põnev on sellise professionaaliga nendest asjadest rääkida sügavamalt. Sama siin, et ma olen väga huvitatud, olen integreeritud, et äkki isegi tulen mõnda su töötubadest või kõikidest nendest imelistest asjadest, mis sa pakud, et oled alati oodatud, jaa. Aga räägi mulle, mis sees ootab, mis 2026, mis sul tantrafestival, räägi natuke sellest. See aasta on meil hästi kiire, mul käib maja ehitus Saaremaal, me loome oma perekonnale sellist talu ehitus lausa, et sinna läheb hästi palju minu ressurssi, et ma olen tegelikult oma need igasuguse tähelepanu nagu välja tõmmanud ja ressursid mujalt, et ma tegelen praegu peamiselt selle projektiga, et meil oleks oma selline põliskodu, sealt on pärit Bella juured, kohe kõrvalt külast on tema vanaema üles kasvanud ja me leidsime sellise hästi ilusa koha, kus me oleme nüüd 5 aastat juba ehitanud ja nüüd on juba selline nagu korralik hoog sees, et see on praegu peamine ja kes teab, kui on õnne, siis võib-olla teeme ka seal mingisuguseid selliseid evente. Et ma olen küll juba laagreid seal teinud meestele, aga need on natuke sellised rustikaalsed, aga loodetavasti tekib ruum ka selliste pehmemate paaride sündmuste jaoks, et me oleme Saaremaa hästi palju teinud paaridele evente ja seal on nagu hästi toetav energeetika ja keskkond. Kust saab infot kõige selle kohta? Meie peamine infokanal on learntotouch.com ehk number 2, touch.com. Sinna me paneme kõik oma sündmused ja online koolitused üles, aga Eesti meeste jaoks on olemas ka parimarmastaja.ee, kus mehed saavad alustada oma õppimise teekonda ja rännakut ja nagu ikka, Facebookis mind ei ole, aga ma olen Instagramis Earthchildi nime all ja leiab mind ka Telegramis ka. Super, ma panen kõik lingid igal poole oma kanalitesse. Aitäh sulle ja oli fantastiline. Super, aitäh Olavi.